Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja täna on teisipäev 21. jaanuar aasta 2020 ja mõtlesin, et räägin teile pisut ka Riigikogu teemal. Riigikogu infotunde ma ei ole juba vaadanud juba ammu, ma ei tea, aasta või rohkem ja sõnaga, et no ma ei viitsi sihukest jura vaadata, kus iroonilisi küsimusi ja plära aetakse lihtsalt, et üksteist ära panna. Et see ei ole nagu minu silmis pask lihtsalt. Aga kuna Riigikogu korraldab ka aeg-ajalt lahtiste uste päevi ja lastakse ka rahvast sinna vaatama, kuidas Riigikogu töö käib, siis ma ütleksin seda, et rahvast tuleb lasta sinna Riigikogu pulti. Et eelneva kokkuleppega, et kui kes tahab konkreetselt sõna saada, võtab oma küsimuse ette ja siis läheb pulti ja siis esitab saalis olevate saadikutele oma küsimuse ära ja siis, et ka vastuseid saab nendelt. Ja kui sihukene võimalus avaneb, siis tahan minagi Riigikogu sinna pulti minna ja nende saadikute käest küsida oma küsimused ära. Ja minul on peamiselt ikkagi sellised küsimused, see jäätmekäitlus, kuidas sellega lood on, et kas tõesti siis lastakse jälle nende kuradi prügiärikatel rahvalt raha välja peksa sõnaga, et kõik peavad prügiäri liikmed olema selle asemel, et prügiärikate kasumite pealt prügi äravedu korraldada. Ja samuti, et tuleb tootjatele panna kohustused, nad peavad hakkama loodussõbralikult oma tooteid pakendama, et iga tarbija, kes midagi ostab, et siis saab pärast kas sellest tootest vabaneda kas põletades või siis kuskil taarapunkti näiteks pudelite purki ära andes sõnaga. Ja siis ravimiäri, et mis pärast apteekides on seesamune ravim on eurodega maksab jälle patsiendile, kui haiglad saavad sentide eest. Siis on toiduseaduse värk, et mis pärast ei anta toimetuleku saajale sõnaga või abisaajale võimalust otsustada ise, millist toitu ta vastu võtab ja millist mitte, et kauplused tuleb keelata ära toitu hävitamine, prügikasti viskamine, et tuleb panna kohustus, et tuleb hakata toitu annetama, aga mitte hävitama. Nii et sellised ja paljud sellised küsimused, mida ma tahaks riigikogulaste käest otse kohe küsida sõnaga, et kaua see kuradi kestab ja sõnaga, et nemad ajavad oma lolli möla seal jälle Riigikogu saalis ja lähevad ette küsima, et oi, jälle lugupeetud härra ja austatud proua ja tänan ja palun ja siuke tsirkus. Aga tuleb kohe otse küsida, mis härrad ja prouad on nad, mis nad on, ja kohe küsida, et mina olen Illar Kohv ja küsin, sinu käest küsin kohe selle küsimuse ja olgu otse vastusega, mitte poliitiline korrektne, et vastan läbi nurga, nii et keegi aru midagi ei saa. Ja selliseid asju tuleb korraldada, nii et mina Illar Kohvinavalt.